oleme jõudnud viimase slaidini, tegelikult küll eelviimase, aga viimase sisulise slaidini. Ja selle taustal ma tahan teile öelda, et mul on üks suur unistus. Mul on selline unistus, et meil võiks olla Eestis natukene rohkem ambitsiooni ja meil võiks olla oma suur pilt ja üks ühine soov, siht, arusaam, eesmärk, mille suunas me liigume. Nii nagu meil kunagi oli 2 sõna Eesti vabaks või nagu meil oli tiigrihüpe. See oleks selline eesmärk, selline lugu, mis liidab meid kõiki. Ja ma saan aru, et seda ei mõtle välja üks inimene, seda ei mõtle välja Rohetiiger, seda ei mõtle välja isegi meie kõik siin saalis koos, vaid see peab sündima kuidagi nagu inimeste seest tulema ülesse ja siis me peame selle iga 1,3 miljoni Eesti maalasega kinni püüdma iseenda sisse ja seda elu elama hakkama. Ja selleks, et midagi välja pakkuda või eeskuju näidata või inspireerida, sündis sügisel selline mõte, et mis oleks, kui Eesti oleks maailma rohepöörde keskus, kui me oleksime selline keskkonnateemade Silicon Valley, et kui päris Silicon Valley on meka IT ja tehnoloogia inimestele, miks me ei võiks ehitada Eestisse sellist lugu, sellist punkti ei ole Eestis veel olemas, kuhu me paneme oma digiambitsioonid, juba oma digivõimekuse, oma digiloomis meil on olemas, selle tehnoloogia poole, toome sinna ökoloogia, keskkonna, roheteemad juurde ja hakkame üle maailma siia kutsuma visionääre, siia õppima kõige paremaid, helgemaid päid seda keskkonnateemat ja me siin koos kasvaksime kokku ja teeksime taaskord kas idufirmasid, start-up'e, e-residentsusi, e-Estoniaid, nagu me digiteemadel oleksime teinud, või oleme teinud, aga nüüd me võiksime siia juurde ka selle rohelise pintslitõmbe lisada. Ja olles ise maailmas ringi vaadanud, maailma koristades 180 riigis, ma päriselt ka usun ja tean, et Eesti on selleks parim koht. Ja kuigi me täna oleme see punane tuli seal, see latern, et paljud on meist ette jõudnud, siis ma tean, et meil on olemas see võimekus teha hästi kiireid samme, kiireid pöördeid, kui me lihtsalt kõik seda koos tahame teha. Ja seetõttu ei ole sellel plaanil, sellel mõttel isegi pealkirja, ta ongi Silicon Valley, ehk siis, et keegi ei hakkaks arvama, et siin käib mingi brändimüük, sest see kuidagi peaks nagu inimestel tulema südamest, mitte siit lavalt ainult. Ja praegu on meil olemas ainult Marko Mäetamme joonistatud teos selle kohta, et kuidas tema seda lugu visualiseeris. Et kui see tundub, et see tõesti võiks olla, et siis me võime igaüks võib-olla midagi natukene selle jaoks teha. Elame, näeme. Ja siis ma kehastun uuesti ümber Mart Normetiks ja ütlen teile lõpusõnad. Ütlen teile seda, et kohe saab süüa, kohe on see hetk, kus me saame omavahel juttu puhuda, kus hakkavad need suured teod sündima nendest jutuajamistest ja panen veel südamele 2 sellist pisiasja, et meil on see postkast seal teie mõtteid ootamas ja kui keegi tahab mõnda peenemat jooki või napsu, siis neid võib täiesti omal vastutusel ja oma kuluga baarist osta. Ülejäänud söök-jook ootab teid 3 suunas, seal ja seal. Nii et meeldivat mõttevahetust ja imelist tiigriaastat meile kõigile, kallid rohetiigrid!